tulemast ehitisregistri kasutajakeskkonna tutvustusele. Ehitisregistri avaleht on valmis saanud. Uuenenud menüü ja avalehel on sisse logimata kasutajal vasakus leheservas 2 menüü nuppu, avaleht ja juhendid. Avalehe nupule vajutades jõuab teistel lehtedel asudes tagasi avalehele. Juhendite nupu alt avanevad isikuandmete töötlemise tingimused, mis kirjeldavad, millisel moel andmeid hoitakse, millisel eesmärgil ehitisregistri andmeid kasutatakse, avalikustatakse, hoitakse. Juhendite nupu alt leiab ka juhendid, mis abistavad kasutajat erinevate taotluste koostamisel, erinevate ehitiste registrisse kandmisel või juriidilistel isikutel energiaväljastajatel ehitisregistri kasutajaks saamisel. Siia on koondatud ka ehitusprojekti dokumentide vormistamise juhised ja üldised tehnilised nõuded ehitisregistrisse lisatavatele failidele. Juhendite alt leiab ka nõuded ja seadusandlused. Siia oleme kogunenud põhilised ja valdavalt kasutatavad seadused, määrused, mis reguleerivad ehitamisele ja ehitise dokumenteerimisele esitatavaid nõudeid. Juhendite alt on võimalik leida ka koolitusmaterjale. Siia tulevad videokoolitused, mida järjest hakkame koostama. Avalehele tagasi minnes leiab kaardi. Kaardilt endalt on võimalik objekte leida suumides hiirerullikuga, soovitas see kohta siis liginedes, kuid suumida on võimalik ka kaardi paremas servas asuvate nuppude, milleks on pluss ja miinus abil ja tuues kaardile siis soovitud koht lähemale. Kaardi funktsionaalsusel on võimalik kasutada erinevaid kaardivaateid, värviline ortofoto, hübriidkaart või halltoonides kaart. Olenevad siis, millist infot kaardil soovitakse esile tuua ja millist kaardivaadet soovitakse vaadata. Kaarti on võimalik asukoha järgi tuvastada ja kaardil on võimalik ka objekte mõõta. Avakaardil saab otsingut teha lihtotsinguga aadressi, ehitisregistri koodi või katastritunnuse järgi. Sisestades aadressi väljale aadressi, leiab nii hooned kui ka rajatised, kuid kui aadress sisaldub katastriüksuses, tuleb otsingusse ka katastriüksus ja vastavale soovitud objektile vajutades viib kaart soovitud kohta. Ehitisega seotud hüpikaknas saab vaadata ka ehitise kehtivaid andmeid. Ehitisregistri koodile vajutades avab register ehitise kehtivad andmed ja ehitise kehtivate andmete osas me muudatusi teinud ei ole. Avalehelt on võimalik teostada otsingut ka ehitiste otsingul nimekirjast või dokumentide detailotsingu nimekirjast. Ka need detailotsingud avanevad samal viisil nagu ka varem ja otsida saab nii aadressi kui lisatingimuste järgi. Avalehel oleme me lehe jalusesse koondanud erinevad lingid ja keskkonnad, mis abistavad ehitise elukaarega seotuid toiminguid ja informatsiooni. Jaluses meil on Facebooki link, see avab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Facebooki lehe. Meil on ehituse teema veebilink, kus leiab e-ehitusega seotud infot
Meil on YouTube'i kanal, kus leiab meil toimunud etteasteid, mida on võimalik järele vaadata. Kiirelt kätte oleme toonud muuhulgas ehituskonverentsi Ehitus 2021+ lehekülje, kiirviitena ehitusseadustikule. Samuti saab kiirelt kätte ehitisregistri statistikaportaali ja ehitisregistri avaandmed. Kontaktinfo on lehe alumises paremas servas ja selles osas muudatusi ei ole. Ja sisselogimine on lehekülje paremas servas üleval nupp Sisenen. Sisenemiseks kasutatakse riigi autentimisteenust. Sisse saab logida ID-kaardi, mobiili-ID, Smart-ID ja EU e-ID-ga. ID-kaardiga sisselogimisel toimub kõik nii, nagu seni Tara kaudu on sisselogimine toimunud. Sisselogituna hetkel olen ma Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindajana ja siin on mõnevõrra rohkem menüünuppe kui tavakasutajal üldiselt on. See menüüpunktide loetelu sõltubki asutuse rollist ja asutuse kasutajale antud õigustest. Menüüpunkti lavaleht on sama koha peal ja kohaliku omavalitsuse teine menüüpunkt on minu asjad. Minu asjade all on minu vallasvara, kuid ka minu dokumendid. Nii kasutaja poolt loodud dokumendid, kasutajale saadetud dokumendid, menetlused, mida kasutaja on alastanud või temal menetluses on, kasutajale saadetud kooskõlastused ja arvamuse avaldused ja minu asutuse sisesed kooskõlastused. Menüüpunkti ehitised all on kõik taotlused ja teatised, mida ehitisregistrisse esitada saab. Tavakasutajal ehitamise, lammutamise ja kasutamisega seotud punktid, kohalikul omavalitsusel kontrollitavad ehitised, registriparanduskannete nupud, ettekirjutused ja otsused. Kõiki neid dokumente saab ehitiste menüüpunktist koostama asuda. Keskkonnal on geodeetilised uuringud. Menüüpunkti arhiivid all leiab hooneregistri toimikud ja arhiivi nimistud. Suhtluse all on minu teavitused ja siit saab hakata haldama tellitavaid ja saadetavaid teavitusi. Sisseloginud kasutaja näeb ka juhendeid ja sisseloginuna saab hallata ka oma andmeid. Kui kasutajal on õigus hallata kasutuse andmeid, on tal minu asutus, minu asutuse kasutajad ja minu kooskõlastajad. Ja tugiisiku rolli omades saab siis neid toiminguid ka teha. Aitäh!